Tere mu eheda elu ja otsija! Täna teeme ühe päeva toitu ja ikka kartulivabalt. Minule maitseb kõige rohkem selline ühe päeva toit, mida on valmistatud puuahjus ja savipotis. Aga puuahju pole mul praegu kuskilt võtta, kuid selle eest mul on olemas niisugune moodne savipott, mis ühendab endas selle poti ja ahju. Ja paistab ta nüüd siin. Selle nimi on Aeglane Keetia ehk Crock-Pot. Crock-Pot on vist siis kaubamärgi nimi. Siin on niisugune metallümbris, juhe järel. Ollala, midagi läks ümber, see käib ka sööda. Ja siin sees on niisugune igavesti raske savist pott. Gaas läheb peale, siin on nupud, saab käia panna, kas aeglase või madalamale või kõrgema temperatuuriga režiimile ja toit tulebki siit välja peaaegu selline, nagu oleks savipotiga ahjust võtnud. Nagu ma ütlesin siis, et minule meeldib eriti ühe päeva toit selliselt valmistatuna. Ja kõige mõnusam on ühe päeva toitu teha siis, kui kõik need köögiviljad, mis me siin sisse paneme, on siis suured tükid või on lausa terved. Vaatame, mul on täna selline hästi värvikirev kompositsioon valmistatud. Siin on kaalikat. Need kaalikat tegin umbes sellised, korraks päris pisikesed kaalikad, need said otsa. Et siis noid oleks nüüd tervena panna, aga suured ma tegin umbes niisugused jupid. Porgandeid ka siin väga ei vaevanud ennast hakkimisega, et tõmbasin ka niimoodi 4. Mõtlesin, panen ka maguskartulit juurde. Maguskartul ja sibul. Kui hea on see niisugused ühe päeva toidus. Ja maguskartuli lasin ka. Oppadi, see läks veerema. Sellisteks jämedateks seibideks. Panemegi need siia. Vaatame, mis ma juurde panen. Siia nüüd läks kollane ja oranž. Aga teeme asja veel mõnusasti värviliseks. Siin on mõned oranžid veel lisaks. Nüüd ma leidsin külmkapist valget redist. Minu endale õudselt maitseb see. See võib-olla temaga harjumine võtab natukene aega, aga soovitan sul hakata proovima, sellepärast, et see on jälle maksa jaoks ja seedimise jaoks hästi hea. Ning Eestis suuremas osas kauplustes on nad müügid, nad on umbes vast nii pikad, sõltuvad hooajast mõnikord ka nii pikad juurikad. Hästi selline redise lõhnaga, aga ta on mahedam kui punane redis. Panen neid seibe ka siia sisse. Siis jäävad sibulad, mis koos maguskartuliga teevad sellist ühe päeva toidust tõeliselt mõnus roa. Ma sellist pisikesed sibulad lõikasin need 4. Siin on tavalisi kollaseid ja mõned punased. Vaatasin, et külmkapis ootas natukene porulauku. Selle ma võtsin kätte ja tegin päris peeneks. Tegelikult võiks siin ka pikad jupid jätta, aga kuna mul oli seda lihtsalt niivõrd vähe, siis täna läheb sedasi. Et siis ta jõuab siia igale poole ja annab niisugust head maitset sellele roale. Nüüd ühe päeva toidus peab kõik olema kapsas. Selle peeneks hakkimisega ma väga suurt vaeva ei näinud. Suured seibid. Ongi minu 6-liitrine pada sama hästi kui täis. Et nüüd tegelikult tuleks natuke maitsestada ka, enne kui ma siin kõik päris ära puhin. Soola panen praegu siia praegu sisse ära, selle mõttes, et ma pärast kõik see leim, mis siit tuleb, et selle söön ka ära. Ja isegi kui need maitseained jäävad ainult ülemiste kihtide peale, siis see aeglane küpsetamine, sellise mõnusa väikse auluses olemine tõmbab selle kõik siia alla ka kaasa, nii et üldse ei olegi mõtteks muretseda selle pärast, et nüüd siia allapoole panemata jäi ja kas siis nüüd tuleb või ei tule see asi välja. Lihtsalt kaane peale paneku uudis, nagu praegu kõike ära ei pannud. Mulle tundub, et see ühe päeva toidule võiks panna need provensaali maitsetaimi. Minule vähemalt meeldib see. Panen ka sulle, mis siin on. Siin on rosmariini, tüümiani, punet, loorberilehti, basiilikult ja siis üks puunankraut, mille kohta ei oska öelda, mis olla võiks. Aga maitseb igal juhul hästi. Maitseainete puhul, nüüd selle Crock-Poti puhul tasub teada, et pange natuke vähem kui tavaliselt, sellepärast, et see aeglane küpsetamine toob maitsed palju tugevamini välja. Ja seetõttu maitsevad kõik toidud siin ka palju paremini. Vedelikku ma siia panema ei hakka, sellepärast, et köögiviljadest tuleb selle aeglase küpsemise käigus teda päris mõnug välja. Küll aga läheb jälle siia loomset rasva. Eristan selle siia peale.
ma mõtlesin, et ma panen selle nii umbes 6 tunniks hakkama, et kui mul oleksid siin päris terved köögiviljad, siis võib-olla paneks 8 tundi, aga see 6 ma arvan, et on piisav. Et need kõik ilusti pehmeks läheksid ja maitsetest läbi imbuksid. Siia võiks iseenesest veel peale panna, kui on näiteks lambaribi. Ainult, et liha puhul tasub arvestada, et kuskil 2,5 hiljemalt 3 tunni pärast tasuksid pealt ära võtta, sellepärast et liha ei taha sellist liiga pikaajalist küpsetamist. 2,5–3 tundi ribilihal on juba piisav, et lihad oleks ilusasti kontide küljest lahti ja see annab väga mõnusa maitse talle siia juurde. Aga kõik see maitseb ka oivaliselt siis, kui me ei pane neid asju siia. Eks ju tõrtsu veel seda kapsast. Nüüd haaran siit kaane. Ja panen kogu selle paja mõnusasti 6 tunniks küpsema. See on nagu selline, et õhtul paned küpsema, hommikuks on valmis. Hommikul on ka väga tore tegelikult ühe päeva toitu süüa. Annab hea alguse päevale, palju vitamine mineraalaineid, toidab hästi, siin on kõvasti juurikaid sees. Ja siis, et lähed päevaks kodust ära ja paned jälle selle pajatäie käima, tuled koju, on sul mõnus roog ootamas. Siin on see hea asi, et midagi kõrbema ei lähe. Et üsna hooldusvaba on see toidu valmistamine, lihtsalt haaki ära ja pane asjad sisse. Kui mina kunagi väga väsinud olin, siis ma isegi ei koorinud, kõik läks siia nii nagu ta oli. Et lihtsalt pesin korralikult enne puhtaks ja toit oli muidugi ka mahepäritolu, et siis ma julgesin seda niimoodi panna siia. Kroppotist teen eraldi ka teinekord postituseni, et see on üks väga väärt koduabiline, kes võimaldab maitsvat rooga valmistada. Seekord selline ühepäevatoit. Et sina võid proovida teha seda kas pajaga pliidi peal või ahjus või puuahjus. Vastavalt nii, nagu sul võimalik on. Head isu sulle!